No, Marta piparkokk. Kuidas maitseb? Ei ole pihlaka oma. Magusad. Sobib. Pihlakas on parem. Ikka veel. Oi tea, meil on kodus juba 5-6 erinevat piparkoogi sorti. Ja probleem on selles, et Preelis ei korra pihlaka kondiitrikoja pihlaka kondiitrikoja piparkooke. Ja kuna neid on nii raske saada, me käisime jälle Selveris ja jälle ei too otsas. Siis ma võtsime nüüd jälle veel ühe maitsmiseks, et äkki konkureerib ja äkki see pihlakas ununeb ära. No ei unune. Jälle. Kahju, Marta, saad väga hea. Mulle küll maitseb. Apriilil on ikka. Väga hea on. Väga maitsev on. Mis teeb selle pihlaka oma nii eriliseks siis? On vähem magus. Tervitus siis ka headele vaatajatele. Oleme jälle üle pika ja koos ja vahepeal neid... Ei, me olime vahepeal lahus täiesti. Täitsa lahus. Tšillisupp meid lahutas ja klaasnuudlid, mis täna kaasas on, neid jälle liidavad. Ja... Kui sa tšillit peale ei pane? Ei pane, täna ei ole kaasas tšillit, nii et südamerahuga kinnitan, et seda tšillit ei ole. Vaid on ilus talvine ilm. No mis sa veel tahad? Lõpuks tuli talv ka. Jah, nii hea, näed, Preili on mul nüüd ära kindlustatud. Talla alla on talle pandud naelikud, sellised tegelased. Et ikka... Mind ei lubata enam õue ilma nendeta. ja kui leidub humanast 1 euroga häid jopesid, mis lähevad veel selga. Ja minu aktik enam ei lähe. Kõik joped enam ei lähe meil selga, siis on vaja ajutisi jopesid. Aga mis siis nüüd on see tänane värk siin, et oleme jälle Kamb ja Kopsumäel terviseradadel. Et viimane video oli siit ka meil, jahtisime aardeid ja tegime purksi, siis meil jäi üksjagu neid aardeid veel kinni püüdmata. Jääb tänagi veel kinni püüdmata, aga no mõned ikka püüame kinni. Jälle oleme jõudnud kuuse alla. Kuusealused on ilusad. On, jah. Tada! No, ühe näitame jälle. Et mis siin ikka, et pead ikka üles otsima ise, kaarti vaatama ja no võtta, ma pean nüüd Preili laskma siia toimetama, tema oskab lahti teha. Õpib kohe ära, koha pealne õpe. Ja, mul on ikka pakk pandud siia, jah. Pean aitama või? Pead küll. Mis värki see on? Palun. Pean keerama või? Ahaa, tundub küll. Aga ta ei tule rohkem. Ta peaks ikka tulema täitsa. Noh. Oi! Auts! Oi! Auts! Lõhub nüüd aartega veel ära. Ja, ärge nii vaadake, nii ei tohi teha. See on päris ehte pakk, päris raske ka. Jah, oli küll. Nii et vabandan nüüd, kui autor vaatab, et jäi terveks. Ise olin koba, kiirustasin liiga. Korras. Nüüd siis nii kaua, kuni läheme tõusvas joones järgmise aardeni, siis tegelikult selle video üks mõte oli ka võtta aastad kokku ja vaadata, mis siis uuel aastal teeb ja ette võtab, et esmalt meil saab nüüd 4. jõuduubi aasta täis. Juhuu, pidu! Et kus ikka on seda viitsimust ja tänu teile ikkagi, et kui meie videosid vaataks ainult 10 inimest, ega siis ei viitsikski, aga õnneks vaatab meid 1000 inimesi, siis selle üle hea meel ja ma panin ka oma digimärkmikku siis kirja ka mingisugused verstapostid, mis siis aasta jooksul 1. jaanuarist alates tänaseni on. Esmalt täname tervet 810 uut subscriberit, jälgijat, kes on aasta jooksul meie kanaliga liitunud. Suured tänud teile, hea meel, et meeldib ja annate hoogu. Peaaegu varsti oleme 3000 piiril, nii et kes veel ei ole subscribe nuppu vajutanud,
olete teretulnud, kui meeldib, et siis on meil jälle põhjust tähistada, nagu eelmine kordki. Nii, nüüd vahepeal mõtlema, aga kus Aare on, kiire laskumine. Meil oli kiire tõus. Vaatame vahepeal siis ka juhiseid. Pidime mingisugust nõia kohta otsima. Nõia peidukat. Vaatame, kuhu nõid ennast peidab. Leitud! Yeah! Nii, aga mis see seis meil on siin üldse? Paremal pool me võtsime ära ja nüüd on veel täna 4 tükki võtta. Aga nendeni on vist jupp maad. Eks me siin nii-öelda vaatame ja eks siis, kuidas siis naalikutega kõndid on siit mäest alla? No ma vaatan, et sina lähed külg ees. Ehk siis niimoodi kuidagi, et mina lähen vähemalt otse. Jätke meelde, kes ei tea, kui on libe ja ei ole naalikuid, siis külg ees. See on parem. Vähem tõenäosus, et kukkuda. Nii, aga jah, pidin ju aastat kokku võtma edasi, et mis siis veel, näiteks siis sellel aastal oleme jaksanud teha teile tervelt 58 pikka videot. Et need on nüüd need videod, mis ei ole liikmetele, kõigile siis nähtavad, et täispikad. Jah, täispikad videod, et vahest panime mis meil on? 51 nädalat? 51 nädalat vist on või? Jah, panime ju vahest isegi mitu nädalas ja noh, miks mitte, on ju. Kui hoog sees on ja vahest tuleb mingi filmimis isu peale, siis filmid nagu jobu. Aga materjali nii palju kokku, et siis vaatadki, et tühja kah, paneme kaks videot ühe asemel. Ja üldse oleme me sellele kanalile tootnud neid pikki videosid 4 aastaga 215 tükki. Ja mul oli hea ka üle vaadata, et ma ei mäletanud ise ka. Üsna stabiilne siis mingi 50 videot aastas umbes, jah? Jah, täpselt. Ja juba näiteks sellel aastal oleme siis YouTube'is teeninud, see nüüd see reklaamide raha, et need nõmedad reklaamid, mis paljudel videode vahel on, et vaadake ikka neid lõpuni ja minge siis tualetti või mingi snäkki võtma selle all või võimelge, tehke midagi head kasulikku ja jätke see Turkish Airline või mis iganes Kalevi kommid või Lidli seal käib, jätke sinna tööle. Meile tiksub selle eest ja muidugi selles numbris on ka liikmete panus, et kõigil on võimalik meie tegevusi toetada. Näiteks 3 eurot kuus ainult küsime ja selle eest lisaks sellele toetat avaldame suht peaaegu iga nädal ka vahvaid lühivideosid ja pikemaid videosid ja näitame põnevaid varustuse leide ja muid nippetrikke. Vot, aga jah, sellel aastal mul läheb kogu aeg digimärkmikul ekraan mustaks. Oleme YouTube'is saanud siis kokku 1208 eurot ja 55 senti. Vot nii. Ma nagu raamatupidaja kinnitan siin niimoodi praegu. Vot nii. Nii, vahepeal peab jälle kaarti vaatama, et trajektoor õige, ma arvan, sinna ikka sinna poole. Ja eks see raha tiksubki meile kõikide videode eest, et nüüd, kes ei ole neid vanemaid videosid vaadanud, siis võite neid ka vaadata, et siis neid ka tiksutavad meile. Et nad kõik on nagu väiksed pumbakesed. Ja panin veel mõned huvitavad mõtted kirja sellest aastast. Näiteks siis meie videosid on avatud ligi 270 000 korda ja vaadatud on, reaalselt vaadatud, kui videod on käinud 48 400 tundi. Suur tänu teile. Kes nüüd matemaatikat teab, siis arvutage, kui palju ööpäevi seal on. No ikka tuleb. Panen ekraani peale. Ja maru äge on ka tegelikult teile ju, näed, kogu aeg läheb digimärk nüüd kinni. Öelda seda, et 43,7% vaatavad televiisorist, 26,2% arvutist, 24,5% telefonist ja 5,6% tahvelarvutist. Ei, väike mikrofoni tšekk. 321 hoiame peal. Mikrofonid ka vahest. Ja, nüüd üks mikrofon sisse. Ja nüüd paneme teise mikrofoni ka sisse, hoiame nupu peal, siis ma näen ekraani pealt, kui jah, nüüd on mõlemad sees. Nüüd on selline mõte, et me teeme toidu ära, et ega prelli mul ka palju ei viitsi ja ei ole vajagi tatsata.
vahepeal peab rammu koguma ja kui toidu käima paneme, siis räägime ka uue aasta plaanidest. Praegu oleme siin kuskil, vaatame, kus avaram on, et meil on makatoolid kaasas. Seekord pinki ei ole siin, nii et makatoolid läheb käiku. Võt nii. Poosid paigas, nüüd siis nõud välja ja stardiks valmis. Potti panin siis natuke õli. Tükeldan sellised E-ainevabad Oskari head lihaviinerid. Päris palju liha sees, 62% sealiha, 21% veiseliha. Ja eriliseks teebki, et siin ei ole neid säilitusaineid. Toidu tegemiseks kasutan siis täna seda turistipliiti, mille sees on siis sellised kuivpõletustabletid, ei olegi ammu kasutanud. No, pikemad vaatajad mäletavad, et oleme neid ikka kasutanud vanasti. Ja ta põleb päris kaua, tuleb lihtsalt süüdata ja praegusel jahedamal ilmal, kus vahest gaas võib natukene tembutada ja see ongi hea selline, et ta tahab natuke kauem aega, aga muidu läheb päris ladusalt. Võt nii. Chill mode. Aga kui kaua chill mode'is oli, siis hakkab jahe? Seda küll. Ega siin ongi, ma panen kohe vee peale, ega ma natukene pruunistan neid. Läheb vesi peale ja vesi, kui läheb suht keema, siis lähevadki klaasnuudlid sisse ja need võtavad ka paar minutit ja peakski saama suht kiiresti. Paneme vist natuke vahukoort ka ja mahlasem. Sul on mingi pulber ka ju? Täitsa võimalik, et ongi. See nüüd on hea küs, kas sai kaasa või mitte, eks me selle ka selgitame välja. Aga pakid on siis sellised. Nuudid on kaasas. Glass noodles. Jah, 2 pakki on. Peab ära tegema. Selline. Ei teagi, nüüd Preili ütles, et äkki aitab ühest pakist ka, aga ma ei tea. Tunduvad nii tahked koos. Palju see siia paisub. Ta on makaroni toode mingi vist. Aga samas ma tahaks teisi ka ära teha, mul on nad aga liiga palju saa. tähtajad. No siis saabki kõht korralikult täis, sest Preili peab meil sööma. Mitte 2 eest. Mitte 2 eest, jah. No ikka, sa sööd küll 2 eest. Et jah, kui pidime nüüd natuke rääkima ka, mis uus aasta toob, siis meie uus aasta žanrit mudib suurel määral üks valmiv noorhärra seal voodri all. Jah, siin kuskil ta on. Jah, 6 kuu tiksub. No varsti 7. Varsti juba 7 kuu. Tuleb see tähtaeg aina lähemale, nii et üks noorhärra seal valmib, üks metsamees. Nii et jah, et kui keegi nüüd ta on täitsa valmis. Ta lihtsalt natuke kasvab. Ta kasvab ja paisub ja sööb korralikult häid nuudleid ja E-ainevaba viinerit ja siis kasvab. Et jah, et selles mõttes ega siin midagi nüüd aga erilist kunstidel öelda ei olegi, eks uuel aastal suuresti tema hakkab dikteerima meie videode sisu. Eks me ikkagi hakkame nüüd 3 siis käima looduses, telkimas, eks siis näete ka rohkem seda lapsega olemise värki. Proovime sellesse sisse elada ja vaadata, kuidas see asi meil edeneb ja tõenäoliselt üksi veel talve jooksul ise ja sõpradega ka telkimas, seda ahjuga ja Preilit ei hakka kaasa vedama. Aga vot jah, nii et kui kedagi selline asi huvitab, siis hoidke kanalil silma peal, et eks selline see meie tulevik hakkab olema. Kindlasti tahaks temaga loodusesse minna. Eelkõige siis suvel, kuna tema esimene hooaeg, siis saadki olema suvi looduse mõttes. Jah, täpselt. Et ta suleb siin kevadel, aga looduses jõuame natuke hiljem, jah. Võt sissi, nii, nuudlid siin meil juba vaikselt elavad. No kus nüüd sajab? On ju kena tegelikult, lõpuks kui toit valmis saab, siis oleme lume alla mattunud. Ahah, kui nii hull on seis või. Ja ma panin ka paar tabletti juurde, et ega siin juba aurab päris hästi. Ega see keemistemperatuur ei olegi veel käes, on ju. Ei ole veel. 6 minutit hakkab keemistemperatuurist, aga ma panin varem sisse. Jah. Ilus on, no näed, vana aasta veel ikka toob lume maha. Kena. Paljud lähevad kindlasti nüüd matkama ja
kelgutama, suusatama ja no siingi on juba päris head suusarajad sees. Ma vaatan, et mõni on suusatanud juba siin. On täpselt. No, on siin näha üks korralik selline ja kui mõte tekkis, et see on nagu kaks suurt kultuuri saavad kokku, et Aasia nuudlit ja siis see lihtne Eestimaa viiner. Et see on nagu selline eriline hetk, et see lähebki veel siis see, mis ma nüüd panin on ju, ma panin nuudlite juustukaste, selline mägipulber ja lähebki nagu vahukoort ka. Ma panen kogu vahukorra ära või? No, 200 milliliitrit. Sa ei saa vist väga teisiti. Ei saa jah, sest see läheb muidu meiega siin reisima. Ja niimoodi näed, valamegi selle värgenduse siia peale ja nüüd ma siis segan selle kõik segi ja siis vaatame. Sa oled lumine? Olen lumine, jah. Ja. No, aga see käibki selle juurde. Meie asjad on ka siin. Siis ei näe meid tee peal olijad, kes siin metsal on, keegi ei näe. Äkki tulevad ligi, on ju? Tänases silma juba sobib selline hea mõnus soe tee, mis on päris kuum, et siis ma valangi preilile välja jahtuma. Ega meie gemüüse on valmis. See näeb siis välja selline. Ja kui ma siit nüüd preilile tõstan, siis ma üritan preilile ka viinerit kätte saada. Ma võin kogu pakki ära, aga... Aga ma näen, et sa oled neid viinereid siin loomadele juba pannud. Ja. Need, mis kukkusid üle poti ääre, neid ma teadlikult ei puutu enam. Need jäävadki siia nendele sööjatele, kes peale meid tulevad. Nii, ega seda toitu päris mehiselt preilile siis toiduriistad ka ja palun, siin on teie õrgutis. Päris klaasist ei ole, läbipaistev ei ole. No ta on nüüd selle vahukoore ja juustu pulbriga nagu kollaseks läinud. No jah, võib olla küll, jah. Aga muidu ta oli küll. No, oluliselt paremad kui need paku tšillinuudlid. Ma avastasin, mul on veel kapis üks paku. Aga ma võib-olla teengi siin head soovitasid, et ära seda Vietnami salvi sisse pane, et sellega määrigi siis liigeseid. Aga see nuudlit võiks ära teha. Ma arvatavasti nii teengi. No, soola vähe või peaks midagi juurde? Paras? Neil on selline teistmoodi maitse natukene kui tavalistel nuudlitel. Aga ma ei teagi. Loeme korra üle. Hernetärklis. Hernetärklis on põhiline. Okay. Võt selline. No jah. Lidlist. Võt nii. Ja ühe kotiluku jätad lahti. Ei jäta. Paen kinni. Igatahes söödud, tehtud. Nii. Meie nüüd. Jah, meil on veel 3 aaret. Need me otsime ära ja siis... Ja, kuna kõik on lihtsalt siin. Jah. Siis me läheme ka ära ja siis veel korra võtame teiega ka kaadri. Nii, nüüd oleme tagasi algpunktis. Mikrofone ma jakka. Auto juba paistab. Jah, auto juba paistab. Ja ega siis midagi. Tegelikult üks väga tähtis sõnum on veel ütlemata. Ütled ise või? Ei no, ütleme koos. 1, 2, 3. Head vana aasta lõppu! Jääme uuel aastal. Jääme uuel aastal, jah. Ja toredat tähistamist ja mingi ikka loodusesse ka ja tulge Kambjasse kui aeg võimalik. Kui Kambjasse ei saa, siis mingu mujale. Ja nautige seda lund, mis nüüd maha lõpuks tuli meile. Me kunagi ei tea, kuidas ära suva. Kohe vinguma, et oi, kaks lumi peab lund rookima. Las ta olla. Jah, davai, tšau. Tšau.